paluti tänase esimene Eesti avalik rahvakoosolek läbi viia. Ja mul paluti teha see esimene sissejuhatav kõne ja samuti hoida kätt pulsil meie tänasel koosolekul, et see ei läheks lappama ja need intrigandid, kes tahavad meie koosolekut ära rikkuda, nende eest hoolitseb meil väga turvaline politseiametnike tiim. Ma tänan neid, et nad on olemas ja et teie päeva, seda kena päeva päris ära ei raiskaks tühja loba peale, siis kõigepealt ma alustaksin meenutamist Balti ketist. 32 aastat tagasi, 23. augustil 1989 seisid 3 Balti riigi, Eesti, Läti, Leedu inimesed Balti ketis. Ja mille eest nad seisid, kas te teate? Vabaduse eest. Meil oli 40 aastat või rohkemgi kommunistlik režiim. Ma olen ise sündinud 1970. aastal, ma tean väga hästi, mis aeg see oli. Mäletan väga hästi, kui talongide ees pidime järjekorras seisma, et suhkrut osta või paremaid palasid poest saada. Et ma olen elanud üle mõlemad rahavahetused nii rubla pealt Eesti krooni kui Eesti krooni pealt euro peale. Ja sellest päevast alates, kui Balti rahvas ühiselt vabaduse eest seisis, tahtis hirmsasti seda vabadust saada, siis hakkas ka Nõukogude Liit hävima ja lagunema. Vähesed teavad, et Balti keti organiseerijad olid tegelikult ametiühingud ja kommunistid, kelle eesmärk oli alguses midagi muud kui iseseisev Eesti. Jumalale tänu, et rahvas sellest ei teadnud. Rahva vabaduse soov oli nii suur, et nad ei tundnud hirmu millegi eest. Nad tahtsid vabaks saada, vabad olla. Eestis moodustati siis rahvarinne ja samaaegselt, ma usun, et paljud teist mäletavad, moodustati ka interrinne, mis töötas rahvarinde vastu. Kuid väga vähesed teavad, et rahvarinde loojad olid ka interrinde loojad. Ja seda nimetatakse kontrollitud opositsiooniks. Lavastati hea ja kurja võitlus ühtede ja samade inimeste poolt. See kontrollitud opositsiooni skeem on juba 100 aastaid toimunud kogu maailmas. Rahvale tehakse näitemängu. Eesti sai taas iseseisvaks 20. augustil 1991, kui kuulutati välja suveräänne Eesti Vabariik. Kuid see vabadus jäi väga lühikeseks. Vabadus anti vabatahtlikult käest ära uuesti 2004, kui Eesti rahvas hääletas Euroopa Liitu astumise poolt. Täna, 32 aastat hiljem, on Eestimaa poliitikud maha müünud Eestimaa koos Eesti rahvaga. Selle 30 jooksul on sõlmitud Eesti rahva nõusolekuta kahjulikke lepinguid. Eestimaa valitsev eliit ei pea kinni põhiseadusest. Olete lugenud põhiseadust? See on väga värske raamat täna raamatupoest toodud ja ma loen hiljem ette siit ühe paragrahvi. Kellel on põhiseadus olemas, vaadake paragrahv 105. Selle maailma elukeskkond on unikaalne ja sellist teist pole olemas. On teistsugused elukeskkonnad. See maa, kus me elame, on nii loodud, et ta terveneb ja puhastab ennast ise. Samamoodi on inimestega siin maal. Nad on loodud selliselt, et nad paranevad ja puhastuvad ise. Kõige tähtsam selle unikaalse loomingu juures on see, et inimene austab ja elab loodusega kooskõlas. Inimene ei tohi kuritarvitada kasuahnuse ja võimu eesmärgil loodust. Kui ta teda see teeb, siis selle maa, selle unikaalse keskkonna looja karistab teda. Universumi seadus on ülim seadus. Ta on ülim ka nendest seadustest, reeglitest, korraldustest, mida inimolend on siin maa peal selles elus teinud. Neid on täna jõhkralt rikutud. Selles meie maailmas on nähtavad ja nähtamatud olendid. Meie sees on olendid, meid jälgivad ja juhivad olendid.
osa olenditest on hingega inimolendid ja osa on hingeta olendid. paljud olendid meie ümber ja meie sees tahavad hävitada seda elukeskkonda. Nende eesmärk on hävitada hingega inimolendid. Selle maailma elukeskkonna looja on tuhandeid kordi inimesi korrale kutsunud ja õpetanud, kuid inimesed pole õppinud. Inimesed teevad ikka jälle valed otsused. Kuid seekord looja sekkumine saab olema teistsugune. Teistsugune tuhandetest teistest kordadest. Sest inimene on oma suhtumise ja käitumisega teinud nii palju kurja selle maailma energia ja ökosüsteemile. Inimene on tegelenud iseenda hävitamisega. Nagu Tõnis Mägi ütles 20. augustil lauluväljakul käesoleval aastal Vaba Eesti laulupeol peale enda laulu esitamist. Jumal hoiatab teid, et võtke aru pähe, siis Jumal hoiab ja kaitseb seda väikest maad, seda Eestimaad, parandage meelt. Mina tean, et rahval on aeg nüüd ja praegu näidata, kui väga nad tahavad luua harmoonilist elu ja kas nad on valmis loodusega kooskõlas elama. See kehtib kogu selle maailma rahvastiku suhtes. On viimane aeg. Ajapikendust inimkonnale enam ei anta. Täna siin Vabaduse väljakul laseme lõpuks rahval rääkida nii, et see sõnum jõuab sinna, kuhu ta jõudma peab. Iga inimolend on looja siin maailmas. Te kõik olete loojad, kes te siin täna Vabaduse väljakul olete. Te loote oma elu, te loote oma elukeskkonda. Ja täpselt selline, milline on teie looming, selline on teie elu, teie keskkond teie ümber. Pole oluline, kuidas ja mida sa teed. Oluline on sinu eesmärk. Eesmärk määrab tegelikult sinu staatuse. Paljud meie hulgast arvavad ja eeldavad, et kõik rahuneb ja see COVID-pandeemia saab läbi. Pandeemiat pole olemas, pole kunagi olnud. See, mis täna maailmas toimub, on inimkonna genotsiid. See on suur plaan, mille on välja töötanud maailma valitsejate eliit. See eliit teab täpselt, kuidas inimesi enda jaoks lojaalseks muuta ja neid mõjutada. 1895. aastal toimunud maailma esimesel ülemaailmsel juudi kongressil pidas loengu Theodor Herzl ja see loeng sai hiljem nimeks Sioni protokolli. Eestis on Margus Lepa oma Nõmme raadios üle 20 aasta rääkinud maailma eliidi plaanidest ja selle Sioni protokollidest. Kuid inimesed pole seda tõsiselt võtnud ja nad ei usu teda. Nad ei usu seda, mida eliidi plaanis on. Olen ise need protokollid läbi lugenud, olen palju infot hankinud mujalt, väljaspool Google'it, väljaspool YouTube'i ja peavaolu massimeediat. Ma tean ja näen, mis lähiajal toimuma hakkab. Eestis on mitu alternatiivmeediakanalit, kus räägitakse maailma eliidi plaanidest, mis tegelikult maailmas toimub. Need on Telegram, Vanglaplaneet, Objektiiv, Uued uudised, Minu aeg, Fonte News. Neid on mitmeid. Siini protokollis on täpselt kirjas, kuidas vaja tegutseda inimkonna orjastamiseks, meeltekontrolli saavutamiseks ja muuta inimesed biorobotiteks. Protokollides on kirjas, kuidas saavutada üks riik, üks valitsus, üks raha, üks armee. Protokollides on selgelt öeldud, et raha ja meedia peavad olema eliidi kontrolli all. Rahaga saab ära osta valitsused, vajalikud inimesed ja suurkorporatsioonid. Meediaga saab panna inimesed uskuma seda, mida on vaja uskuma panna. Kõik ülejäänud sujuvad juba raha ja meedia toetusel plaani järgi. Eestlane Jüri Lina on teinud oma elutööna suure paljastuse eliidi tegevustest. Ta on käinud läbi mitmed arhiivid ja kätte saanud salajased dokumendid, mis tõestavad ja kinnitavad Sioni plaani, Sioni protokollist teostavat plaani. Maailma elanikkond elab pettuses ja vales. Sajandeid on valetatud. Vähesed teavad, et riigid on juriidilised ettevõtted ja toimub suur äri.
ja inimene on selles äris toode. Vatikan on niinimetatud emaettevõte, kelle kaudu tulevad korraldused riikidele, kas siis läbi Brüsseli või Šveitsil. Pandeemia on inimese sees, mitte ühiskonnas. Sa näed pandeemiat teises inimeses, sest sa näed enda peegeldust. Inimeses pandeemia tekitaja või nimetatud viiruse tekitaja on hirm. Hirm on suurim vaenlane üldse siin meie elukeskkonnas. Maailma kõige võimsam ja suurim hävitusjõuga relv on meedia. Meedia hävitab kõik, mis talle ette jääb, külvates hirmu, hävitades inimeste mainet ja rääkides valet seni, kuni see muutub inimeste mõistusest tõeks. Ja kui keegi räägib tõde ja massimeedia seda ei toeta, siis see on massrahva jaoks vale ja see tõe kuulutaja on kohe temmeldatud lamemaalaseks või hullumaja kandidaadiks või vaktsiinivastaseks. Küsige endalt, et miks peidetakse ja varjatakse ja tehakse peavoolumeedia poolt maha vastupidised uudised ja informatsioon. Küsige alati endalt iga info või situatsiooni kohta, et aga kui oleks vastupidi. Et mis siis saab, kui oleks vastupidi? Ja miks ei paku keegi vastupidist infot või lahendust? Tegelikult on olemas kõik lahendused, aga eliit ei taha neid lahendusi, mis inimesi vabana, tervena ja õnnelikuna hoiab. Mina pole vaktsiinivastane, vaid ma tean eliidi plaanist ja see vaktsiin pole abimees sulle, vaid see aitab ellu viia eliidi plaani. See vaktsiin hävitab jõhkralt inimelusid. Minu eesmärk ja missioon selles kehas, selles elus on informeerida teid, kogu planeedi inimesi, hoida seda elukeskkonda elus ja ennetada katastroofi. Mis on lahendus? Täna on vaja leida lahendus hirmule ja meediale. Aga kuidas teha koostööd hirmu ja meediaga nii, et meil pole hirmu ja hävitavat meediat? Kas teab keegi vastust? Kõigi olukordade, haiguste ja hirmude lahendamiseks tuleb minna algallikasse. Vaadake, kes on Eesti peavoolumeedia omanikud, juhid, peatoimetajad. Kutsume nad rahvaga kohtuma, kutsume nad siia Vabaduse väljakule kohtuma, vaatame neile silma sisse ja küsime nende käest otse. Kuule mees, miks sa valetad ja hirmu külvad? Miks sa ei kuule rahvast? Miks sa hävitad ettevõtlust ja inimelusid? Võtame näiteks Eesti põhiseaduse. Miks põhiseaduses pole punkti, et rahval on kõrgem otsustusõigus? Seal pole seda punkti. Seal on punkt number 1, millega algab põhiseadus. Rahvas on kõrgema võimu kandja. Aga võimu kandmine pole otsustamine. Kas te teadsite seda? Me kanname võimu, aga ei otsusta. Täna te näete, et valitsust ei huvita rahva arvamus. On tehtud mitmeid petitsioone, mitmeid allkirjastamisi, mitmeid meeleavaldusi, proteste, kohtulahinguid. Aga mis on tulemus? Meie tänane isehakanud valitsus sõidab rahva arvamusest üle, ta ei kuula ja otsustab põhiseaduse vastaselt, võtab vastu seaduse vastaseid seadusi. Kohtusüsteem meid ei aita. Me seisime 5 kuud Toompeal. Paljud Toompeal seisad läksid kohtusse oma inimõiguste kaitseks, kuid tulemus on täna 0. Venitatakse need istungid ei tea kuhu maale ja me oleme kaitseta. Kohtud töötavad eliidiga koos, see pole saladus. Seega, et elu Eestis muuta, tuleb minna jälle algallikasse. Ja seal tuleb asjad korda teha. On vaja teha rahvareferendum ja teha põhiseaduses muudatus. Põhiseaduses vaja on muuta punkt number 1 kõigepealt, et anda kõrgeim otsustusõigus rahvale.
ja teine punkt oleks oluline moodustada rahva õiguskoda, et korruptiivne ja liidile kuuluv kohtusüsteem ei saaks venitada inimõigusi puudutavaid kohtuotsuseid. Eestil on president, kes pole rahva poolt valitud. Eesti president esindab poliitikat, mitte rahvast. President peab olema valitud rahva poolt, esindama rahvast. Tal peab olema õigus valitsus tagasi kutsuda, kui valitsus ei tegele rahva ja Eestimaa vabaduse hoidmisega. Presidendil peab olema õigus kutsuda armee rahva kaitseks, kui valitsus kuritarvitab võimu ja korraldab genotsiidi. Rahval peab olema õigus kutsuda tagasi valitsus ja president, kui nad kalduvad kursid kõrvale. Et seda muuta, tuleb minna jälle algallikasse. Tuleks korraldada rahva referendum, et otsustada presidendi vajalikkus ja kui teda on vaja, siis ta peab olema valitud otse rahva poolt ja presidendil peab olema suurem otsustusõigus. Täna näeme tsirkust presidendi valimisega. Rahval sekkuda ei lasta. See tsirkus on kestnud juba 4 aastat ja kestis ka 4 aastat tagasi, kui meile pandi president ei tea kust ja ei tea kes, sest rahvas seda ei teadnud. Märke on juba nii palju, et seda tuleb muuta. Tuleks nüüd juba teha muutus ja kuulutada välja presidendi otsevalimised ja me ei jätka vana süsteemiga. Poliitika on äri ja äri on poliitika. Miks see nii on? Mina pole poliitikas varem olnud, kuid äris olen olnud. Poliitikat näen ma eemalt ja see on räpane ja korrumpeerunud. Äris olen olnud 31 aastat ja see on räpane ja jõhkralt ahistav. Kui vaadata juba maksukoormust, siis varsti me ei sõida autoga ka enam linna peal või maanteede peal, me peame maksma. Toon siin näite. Selle maailma pettuse COVID-19 pandeemia ajal pole ma näinud Eestis ühegi Eesti suurettevõtja või keskmise ettevõtja sõnavõtte rahva, vabaduse ja inimõiguste kaitseks. Kas te olete näinud või kuulnud? Kas te teate, miks nad pole sõna võtnud? EAS-i avaliku info põhjal on üle 3600 ettevõtte saanud COVID-toetust. Peale EAS-i on veel sadu ettevõtteid saanud muudest allikatest COVID-toetust, nagu näiteks Tallink, aga ikka ta koondab inimesi. Kas te teate, et tasuta lõunaid pole olemas? Ma suhtlen iga päev inimestega ja ettevõtjatega. Eesti on väike küla ja siin teavad pea kõik üksteist. Saladuse kohta öeldakse seda, et see pole enam saladus, kui sellest teab peale sinu veel üks inimene. Tean mitu toitlustusettevõtte omanikku, kes täidab valitsuse ebaseaduslikke korraldusi, sest ta saab riigilt toetust. Ja nii öeldigi. Kui sa võtad vastu raha saatanalt, siis on saatana reeglid. Täna ma ei nimeta siin inimesi nimepidi ega ettevõtjaid, kes on saatanaga kokkuleppe teinud, kuid enam kui 3600 tegutsevat ettevõtet on valitsusele kuulekad ja täidavad korraldusi. Mis siis, et need korraldused ei kehti väljaspool valitsusasutust ja ametkondi? Saate nüüd aru, miks ettevõtjad sõna ei võta ja täidavad korraldusi? Nad teevad seda raha pärast. Tööandjad nõuavad sult maski kandmist ja vaktsineerimist. Nende nõudmiste järgi saate aru, kas tööandja on teinud saatanaga kokkuleppe või mitte. Nii lihtne see ongi. Kas mäletate grippi? Mäletab keegi sellist haigust? Meedias räägiti gripi hooaegadest. Gripi tagajärjel suri tuhandeid inimesi, aga riiki kinni ei pandud. Gripi vaktsiini peale ei sunnitud. Täna ei räägi gripist keegi midagi. Gripp kadus, sest sellest ei räägitud enam. Kas saite teada lahenduse, kuidas haigustest vabaneda? Jäta maha, kurat. Alkoholism on hea näide.
just, kui sellest ei räägita, pole hirmu, pole haigust. Nii lihtne see ongi. On ütlus, et kui sind ei märgata, sind pole olemas. See kehtib inimeste ja haiguste kohta, kõige kohta. Lahendus on, et kui meedia ei külva hirmu ja ei räägita haigustest, siis neid pole olemas. Nii lihtne see ongi. Euroopa Liitu astudes 2004. aastal võltsiti valimiste tulemusi. Paljud mäletavad Venemaa Nõukogude Sotsialistliku Vabariikide Liitu. Olime selles režiimis 40 aastat. Ma mäletan seda väga hästi, sest ma olin sündinud 1970. aastal. Saime vabaks, aga meid kisti uude liitu. Euroopa Liitu astudes tegelikult Eesti rahvas loobus jälle suveräänsusest. Kuid seekord hääletuse teel, aga pettusega. Euroopa Liitu astumise poolt hääletas ainult 42% hääleõiguslikest elanikkonnast. 42%. Sellise otsuse poolt oleks pidanud hääletama vähemalt 75% hääleõiguslikust elanikkonnast. Vähesed teavad, et Euroopa Liitu astumisega loobus rahvas oma põhiseadusest. See oli peenes või nähtamatus kirjas, mida rahvale tookord ei räägitud. Sest nüüd alluvad liikmesriigid Brüsseli reeglitele. Pole ka täna enam saladus, et Brüssel tahab teha üht suurt Euroopa riiki, mis tähendab, et tahetakse kaotada ära rahvused ja rahvusriigid. Euroopa Liit korraldab Eestis elu. Meie valitsus ja ametkonnad on parasiidid ja täidavad Brüsseli korraldusi. Ükskõik, kes Eestis võimul on, Reform või EKRE, seni kuni oleme Euroopa Liidu liikmed, seni täidavad kõik Brüsseli korraldusi. Brüssel saab korraldused Vatikanilt ja Vatikani juhib omakorda maailmavalitsejate liit. Nagu ütles Edgar Savisaar eile ühes oma postituses, et varsti tullakse Vaba Eesti liikumise liikmeid kodustama, nagu on tehtud seda Soomes põlissoomlastega ja Eestis EKRE erakonnaga. Kuid kui meil on rahva tahe ja rahva toetus, siis me saame ära hoida eliidi kodustamise katsed ja luua oma vaba Eesti. Kas teadsite, et igas Euroopa Liidu riigis on nimetatud Euroopa Nõukogu? Eestis juhib seda Euroopa Nõukogu Siim Kallas ja meie ise hakanud peaminister on tema tütar Kaja Kallas. Kas teadsite, et Eesti valitsus saab kõik korraldused Brüsselist läbi selle Euroopa Nõukogu? Euroopa Nõukogu edastab juhised Eesti valitsusele. Eestit juhib täna perekond Kallas. Kas rahvas on nad valinud juhtima? Eestlaste maksurahad alates 2014. aastast liiguvad otse Brüsselisse ja sealt tuleb tagasi toetuste ja laenude näol. Seega Brüssel rahastab Eestit ja meie maksumaksjad rahastame Brüsselit. Maa ja kinnisvara ei kuulu rahvale. Kui inimene on maa ostnud, siis see pole tema oma. Miks? Kui maa oleks tema oma, siis miks ta peab ehitusloa ja kasutusloa riigilt küsima? Miks ta peab puu maha saagimise loa küsima riigilt? Eestis detailplaneeringud kinnitatakse nüüdsest läbi Brüsseli. See tähendab seda, et Eesti maa pole meie oma. Brüssel otsustab, kes siin maal elab ja kes mida teha võib. Koolides haridusprogrammid kinnitatakse Brüsselis. Koolides ei õpetata lapsi looma, vaid sunnitakse tuupima teadmisi, mis ei ole loodusega kooskõlas ja ei õpeta lapsi looma väärtust. Haiglad toodavad haigeid, sest meditsiin on äri. Inimene on muudetud tooteks, mille pealt teenivad pangad, korporatsioonid ja meditsiinitööstused suuri kasumeid. Poed on mürgist ja ebatervislikku toitu täis, sest FDA ja WHO on eliidi kontrolli all ja inimesed peavad saasta sööma, sest see toob meditsiinile kasu. Mis on lahendus? Tuleb korraldada referendum ja astuda Euroopa Liidust välja
ning lõpetada kõik kahjulikud rahvusvahelised lepingud, sealhulgas leping WHO, FTA, NATO ja ÜRO-ga. Inimesed võiksid toetada oma Eestimaa tootjaid. Eestis on mitu Ott kogukonda. Ott tähendab otse tootjalt tarbijale. Te saate puhast ja kvaliteetset toitu otse tootjalt. Eesti on unikaalne riik ja siin on olemas kõik teadmised ja oskused inimestel. Me suudame toota absoluutselt kõike ja saame olla väga rikas ja edukas iseseisev, isemajandav riik. Inimesed loodavad kellegi peale. Kes loodab Jumala peale, kes teiste universumi abiliste peale, kes loodab teise inimese peale, kes korrumpeerunud valitsuse peale. Kui sa ei usalda ennast ja loodad ainult kellegi teise peale, siis sa elad kellegi teise elu ja sa pole looja. Sa oled robot ja täidad teiste käske ja su elu sõltub teiste arvamusest. Me patsutame sõbralikult kellegi õlale ja ütleme, et olen mõtetes sinuga, aga ma hetkel sinuga kaasa tegutseda ei saa. Et mul mõni sõber vaatab asjale viltu ja töökoht kannatab ja sinust on peavoolumeedias nii palju halvasti räägitud ja nii edasi. Seni, kuni oleme mõtetes, aga ei tegutse, seni ei muutu mitte midagi. Unistajaid on palju, aga tegijaid pole. Hirmu on palju. Hirm ei kao kuhugi, kui sa temaga ei tegele. Sa arvad, et kui sa oled vait, et siis sinust läheb see katastroof mööda. Sellest tänases maailmas pole võitjaid. On ainult üksikud ellujääjad, kelle looja on välja valinud. Looja ja aitab hoiab neid, kes austavad looja loomingut. Ehk kui sa austad ennast ja loodust, jääd ellu. Täna on olukord maailmas kaoses. Toon näite Austraalia põhjal. Maailma valitsejate liit on valinud selle kauge saareriigi katselaboriks. Nad katsetavad strateegiaid ja õnnestumise korral tuuakse see mujale maailma. Selliseid riike on veel, kus katsetatakse erinevaid stsenaariumeid. Iisrael, Rootsi, Norra, Taani. Austraalias oli üks ametlik haige ja riik pandi täielikult lukku. Juba hakatakse seal riigis kehtestama 5. kategooria lukustust ehk sõjavägi on tänaval ja kodust välja ei saa, kui sa pole vaktsineeritud. Juba täna käib Austraalias vägivaldne ja sunniviisiline inimeste, sealhulgas laste vaktsineerimine. Iisraelis on vaktsineeritud 91% elanikkonnast COVID-i vastu. Täna on seal riigis täielik kaos, sest vaktsineeritud inimesed hakkasid järsku haigestuma ja surema. Põhjust ei tea ja lahendust neil pole. Küsige endalt, miks peab sõjaväe ja jõuga vaktsineerima kedagi? Mis on see põhjus? Kas see ei tekita küsimusi teis? See vaktsiin on biorelv ja hävitab sinu hinge. Sa muutud patenteeritud tooteks kellegi omaks. Sind on võimalik lihtsa nupuliigutusega välja lülitada, kui sa pole kuulekas või enam vajalik. Meie oma eestlane, puhas eestlane, ilusa väljanägemisega kena poiss Tanel Kiik on WHO nõukogus ja viib täide eestlaste genotsiidi. Eesti valitsus tahab uue korraldusega kehtestada alates 26. augustist maski ja vaktsineerimisnõuded igal pool ruumides, ka välistel sündmustel ja ühistranspordis. Ka vaktsineeritud peavad kandma maski, sest on ametlikult teatatud, et nad on ikkagi haiged ja juba sunnitakse neile peale 3. ja 4. vaktsineerimist tegema ja räägitakse juba delta-tüvest, mille vastu vaktsiin ka ei aita. Alles hiljuti oli uudistest peavoolumeedia uudistes uskumatu lugu. Tartu Ülikooli koroona uurijad tulid välja hiljuti avastusega, et vaktsineeritud inimesed on ohtlikud vaktsineerimata inimestele. Seega, minu nägemuse järgi tuleks siis vaktsineeritud hoopis karantiini panna ja vaktsineerimata inimesed peaksid saama terve inimese passi ja nad saavad vabalt liikuda ja elada. Mul on üldine küsimus kõigile, et miks neid vaktsiine üldse vaja oli. Kuid pange tähele, korraldused ei kehti meile.
korraldused on Vabariigi Valitsuse ametkondade sisene dokument ja kehtib ametnikele. Küsige endalt ja tunnetage südamega, et kas on ikka õige lasta sisse süstida tundmatut kokteili ja see ei kaitse teid. Nagu Irja Lutsar imestas meedias, et miks rahvas tasuta tervist ei taha, et vaktsiin on ju tasuta. Mõnel pool lausa makstakse peale. Nagu varem ütlesin, tasuta lõunaid pole olemas. Vaktsiini taga on enamat, aga inimesed on pimestatud ja kurdiks muudetud maailma kõige võimsama relvaga, massimeediaga. Inimesed on laisad, neil on ükskõik ja nad ei julge enda elu eest seista ja otsuseid vastu võtta. Maailmavalitsejate liit kontrollib kogu maailmas meediat, haridust, teadust, raha, võimu, tervist, elu. Nad tahavad võtta meid värske hapniku ja hinge, sundides kandma maski ja tegema mürgisüsti. Nad ütlevad, kus, mitmekesi, millal käia tohib, mida teha ja keda kallistada. Nad sunnivad meid osalema meditsiinilistel katsetel, sest muidu kaotad sissetuleku, reputatsiooni, ei saa reisida, ei saa haridust, ei saa tööd, ei saa arstiabi. Nad ajavad meid omavahel tülli ja panevad üksteist vihkama. Nad piiravad meie sõnavabadust ja info vaba liikumist. Nad rikuvad inimõiguseid ja põhiseaduseid. Nad järjest võtavad meie vabadusi valetades, et see on meie enda huvides ja meie usume. Nad valetavad faktide kohta ja rõhuvad hirmule, et me hülgaks ratsionaalse mõtlemise ja analüüsi võime. Nad ei lase kellelgi vabalt avalikult arutleda ega kahelda meetodite tõhususes, vajalikkuses ega motiivides. Kõik, kes seda teevad, saavad sildistatud ja satuvad häbiposti. Nad manipuleerivad meie lapsi osalema eksperimendis, kus neisse süsitakse ainet, mille pikaajalist mõju ja koostist me ei tea. Nagu Iisrael tõestas, see oli selle nädala peauudis või eelmise nädala uudis. Inimesed surevad ja ei tea, mis nüüd juhtub. Surutakse peale 3. vaktsiini ja maailmas räägitakse juba iga kuu on vaja vaktsineerida. Mis põhjust on sul arvata, et nad siin maal seda kõik lõpetavad? Täna pole oluline, mis oli ja mida keegi tegi kunagi. Kõigil meil oli ja on ette määratud õppetunnid. Meie uue terve ühiskonna loomise aluseks on kommunikatsioon, edasi-tagasi kommunikatsioon ja rahvaga suhtlemine. Täna on iga inimese puhul oluline ainult see, kes ta on täna, mitte kes ta oli eile või minevikus. Kõik muutub elus, me oleme protsesside protsessis. Kes valgustub ja muutub teadlikuks, kes laskub pimedusse. Oluline on tänased otsused, sest nendest sõltub tulevik. Ärgem laskem vihal ja hirmul endast võitu saada. Ka Tanel Kiik võib ärgata sellest pahast unest ja tal on võimalus kõik see halb heastada. Ka Kaja Kallas võib ärgata sellest halvast unest ja kõik heastada. Kas või sellega, et astub võimult tagasi ja laseb rahval otsustada. Kõigil on võimalik ärgata täna ja heastada. Laseme ja lubame sellel juhtuda. Mina tean, kes pääseb sellest hullusest ja maailma hukust. Ma tean ka seda, kelle hing on järgmises kehas õnnelik ja terve. Ma tean ka seda, kelle hing jääb ekslema ja ei leia uut kodu. Ma tean ka seda, kes meie hulgas on parasiit, olend ja tahab elusatel inimestel halba teha. Kuid kõik need halva tegijad saavad karistuse. Karistuse otsustab looja. Tänase esimese avaliku vabakoosoleku eesmärk on teie ettepanekute protokollimine ja nende edastamine Eesti valitsusjuhtidele ehk otseselt Kaja Kallasele. Kui ka see ei muuda nende otsuseid, peab valitsus astuma tagasi kohe ja välja on vaja kuulutada referendum. Referendumiga otsustame Euroopa Liidu liikmelisuse, presidendi rolli ja uue põhiseaduse. Oluline on, et rahval on kõrgem otsustusõigus ja juhtimine on alt ülesse, ilma korruptiivse poliitikata. Annan sõna järgmisele vabale inimesele ja koosoleku lõpus
loen ette ettepanekud, mille edastame siis valitsusele. Koosoleku toimumise kinnituseks on fotod ja videod tänasest päevast, et keegi ei saa eitada selle sündmuse toimumist. Meil on või olid ka siin peavoolumeedia reporterid, ajakirjanikud. Usun, et nad ka sellest miitingust annavad kogu rahvale teada, et ei varja, ei peida, nagu tehti Toompea sündmustega. Täna õhtul toimub ka 3 Balti riigi ühine autodest kett. Selle kohta on info Telegram uudistekanalis. Autode rong käib Balti keti stardipunkt algab siis ka siit, sõidetakse kolonnis alguspunkti kell 6 õhtul Vabaduse väljakult ja Toompealt. Kellel on auto ja vaba aega, saate sellest Balti ketist osa võtta. Lätis on juba sinna registreerinud üle 100 000 inimese. Ja enne kui ma oma lõpusõna ütlen, siis loen siit põhiseadust ühe paragrahvi. Eesti Vabariigi põhiseadus, paragrahv 105. Riigikogul on õigus panna seaduseelnõu või muu riigielu küsimus rahvahääletusele. Rahva otsust tehakse hääletamisest osa võtnute häälte enamusega. Rahvahääletusel vastu võetud seaduse kuulutab Vabariigi president viivitamatult välja. Rahvahääletuse otsus on riigiorganitele kohustuslik. Kui rahvahääletusele pandud seaduseelnõu ei saa poolt häälte enamust, kuulutab Vabariigi president välja Riigikogu erakorralised valimised. Ja oma lühikese sissejuhatava kõne lõpetuses ütlen, et maailmas üks ja ainus reegel peaks olema see, et tee teistele ainult seda, mida sa tahad, et sulle tehakse. Austa keskkonda ja loodust enda ümber ja pea meeles. Loodus on püha, puu on püha, inimene on püha, laps on püha, perekond on püha. Tänan!